stuudios on ajakirjanik Heimar Lenk. Eetris on tema autoriprogramm. Signatuur üldjoontes ei valeta, nii ka täna hommikul, kui ongi see taas juhtunud. Heimar Lenk on stuudios, meil on käsil 30. märtsikuu päeva hommik, kell on 8 ja aasta on siis 2026, et oleme kõiges konkreetsed ja täpsed. Jõuas on mõnus kevadhommik, Heimar on oma jope kenasti varna riputanud, täna tal ei olegi suurt ajalehe patsakat kaasas, aga on niisugune mapp, kus vahel on kõik stsenaariumid ja värgid kirjas ja ma olen väga põnevil teada saamaks, millele siis kuulus ajakirjanik rõhuma hakkab täna hommikul. No aitäh, Meelis, heade sõnade eest ja kiitmise eest ja tore, et sa oled optimistlikus meeleolus siin kevad hommikul. No ma olen ka üldiselt. Aga no mida me räägime, eks me peame ikka kirruma, ega midagi head öelda ei ole. Peale selle, et ilm on ilus ja elame ilusal Eestimaal ja oleme elus ja bensiini ka veel saab. Aga muidu on niimoodi, et mul on värske uudis. Sa võib-olla ka hommikul nüüd vaatasid juba portaale. Eesti on jälle tõusnud Euroopas number 9 ühe saavutusega. Ma ei tea, kas sa tähele panid? Aga mind see täielikult rabas jälle. Sest me elame ju ühiskonnas Eestis, kus kogu aeg valetatakse rahvale. Räägitakse pooltõdesi või vale juttu või räägitakse, et metsa raiutakse nii palju, kui vaja on ja mets kasvab kiiresti juurde ja midagi hullu ei ole ja rahvas kuulab ja ütleb, et on hullemaid aegu olnud ja küll me hakkama saame ja ei süvene aga ärimehed muudkui võtavad metsa maha ja teevad raha aga rahvast uinutatakse jutuga, et kõik on normaalne. Ja nüüd eile õhtul või õigemini täna ööse kella 1 paika on tulnud uudis, siis see on läbi Postimehe, Ülle Harju on selle toimetanud ja seal on nüüd Euroraporti värske uudis Eesti kohta. Ja nüüd tuleb välja, et muidugi keegi enam ei ehmata, me oleme kõikides asjades negatiivselt esimesed. Tuleb välja, et Eesti on nüüd siis kõige suurem metsaröövel kogu Euroopa Liidus. See tähendab seda, et Euroopa riikidest on Eesti kõige rohkem raiunud metsa maha üle lubatava normi. Kuigi meile öeldakse iga päev, ma kuulen, keegi räägib RMK-st riigimetsa sellest majandist, et võetakse nii palju, kui on tarvis ja midagi hullu pole juhtunud. Nüüd on otse Euroraport, siin on laua peal mul ja siin on kirjutatud otse. 1/3 võrra raiub Eesti igal aastal metsa rohkem, kui juurde kasvab ja kui on lubatud. Ja see on ainukene riik, kes Euroopas, jutt on Euroopa Liidust nähtavasti, mitte kõikidest Euroopa riikidest. Ainuke riik Euroopas, kes raiub rohkem, kui juurde kasvab. Ja mis selle ühine nimetaja, selle uudise ühine nimetaja on, Eesti on taas must lammas, nagu on kirjutatud, ja mina omalt poolt lisan juurde, et me oleme jälle näidanud, et me oleme kõige ahnemad inimolevused siin Euroopa Liidus. Me enam ei hoia oma metsa ka ja valetame rahvale, et kõik on korras. Peale selle veel erametsa omanikud on ka suures osas kõik oma metsa maha müünud suures raha hädas ja huntide hirmus. Ja lihtsalt paneb mõtlema, et kas me tõesti peame olema nii ahned, aga kui me tuleme järgmise Euroopa uudise juurde, siis me näeme, et jah, me oleme kõige ahnemad ja kõige viletsamad ja vaesemad. Paneb mõtlema. Ja tulebki, siin on jällegi mul paber laua peal lastud internetist välja, värske uurimus, muide, mida avaldas ainult pisikese sellise nupuna, mis tal oli paarkümmend rida, Õhtuleht ühe veere peal. Aga lugu on selles, et Euroopa Liidu siis Statistikaamet Eurostat avaldas andmed, kus selgub, et Eesti on kõige kiiremini majanduses alla käiv riik. Ja majanduslangus
kiireneb. Kuigi ma kuulsin siin Eesti Panga prognoosist, et öeldi, et järgmisel aastal või juba on märgid, et hakkab paranema. No Euroopa seda ei näe, no ma arvan, et see Eurostati uurimus on võib-olla ikkagi natukese kainemalt tehtud ja mitte niivõrd lastud siis niimoodi kallutada, et rahvas ikka saaks aru, et riik väga hästi majandab ennast, aga tuleb välja, et praegune võimuliit ei suuda üldse ennast majandada või riiki majandada ja majanduse kehva käekäiku siis näitab selles uurimuses tõsiasi, et 22. aastast peale ei lähene meie majandus enam kaugeltki Euroopa keskmisele, vaid jääb sellest hoopis kaugele maha. Ja meie kõrghetk oli 21 aasta, kus me olime seal Euroopa keskmisele majanduskasvu näitajale lähedal, 85% olime seal sellest keskmisest, aga nüüd me oleme 79%, Leedu muide 88%, väga kõrgelt niimoodi meist ees ja tuleb välja, et Euroopas Liidus siis tuleb välja nähtavasti ja oleme me siis vaesemad Rumeeniast, ühe pulga peal isegi, et see on ikkagi väga hullud näitajad, oleme vaesed, raiume oma viimase metsa maha, varsti hakkame fosforiiti ka müüma ja niimoodi oleme ja alles see oli, kui Ansip Reformierakonna esimehena ja peaministrina istusin Riigikogu saalis, kui ta kogu aeg kordas, et meil iga aastaga kõik läheb paremaks, vahe vaeste ja rikaste vahel väheneb, elu näitab, et hoopis suureneb ja tema kuulus hüüe, läheme Euroopa viie rikkama riigi hulka, on nüüd leidnud siis praktikast tõestamist, et see oli ka suur vale ja vale lootus. Me oleme Euroopa riikidest majanduse arendamisel ja arenemisel viimasel kohal, ühtlasi ka vaesusega viimasel kohal. Ja siin on ilus meenutada Alar Karise, meie tasakaaluka mu meelest presidendi sõnu, kes ise loomustas siin mõni aeg tagasi ühes kõnes seda Eesti majandust ja ta ütles niimoodi ja tegi paralleeli, tõmbas rattaspordiga, jalgrattaspordiga, kus ta ütles, et Eesti on küll sadulas, ent ükskõik kui kõvasti me ka nüüd edasi väntame, kiiremaks meie sõit enam ei muutu. Nii et mis ette võtta, seda ei tea, kuulen siin neid partei koosolekuid, mis siin oli nädalavahetusel Eesti 200 võimupartei, Kristiina Kallas muudkui annab lootusi tulevikuks, et kõik nemad hakkavad kohe Eestit parandama. No ma küsin, et miks te siis ei paranda, praegu istute ju ja nende võimu tugitoolides ja peaks midagi otsustama, aga paistab, et nad ei suuda midagi otsustada. Ja nüüd sellele tordile või sellele koogile, peaks olema maguskook, aga ta on nagu mürgitatud maguskook. Sellele paneme veel siis kirsi ka peale ja nüüd tuleb välja, et Eesti valitsus eesotsas siis meie peaministriga Michaliga ja rahandusminister Ligiga tegid väga kavala lõike, et varjata rahva eest seda majanduse allakäiku. Ja neil ju mäletad, Meelis, me siin kogu aeg tsiteerisime Konjunktuuriinstituuti, kui seal see härra Raudsepp juhtis seda ja tõi umbes samasugused näitajad, et me kuhugi pole jõudnud ja areng on vilets. See Jürgen Ligile ei meeldinud, ta kukkus siis viskama neid kaikaid kodarasse sellele Konjunktuuriinstituudi juhile, praegusele Tallinna linna peale. Ja siis nad tegid sellise asja, et juba siis Raudsepp tundis, et teda vist lastakse kohe lahti selle koha pealt, et ta räägib liiga avameelset ja liiga õiget juttu. Teda ei jõutud lahti lasta, aga tehti hoopis teine kaval nipp. Konjunktuuriinstituudi käest võeti ära majanduse uurimise programm ja see anti Statistikaametile. Statistikaameti direktor vahetati välja, et oleks kuulekam kui eelmine. Ja see Konjunktuuriinstituudi rahastamine käib läbi Euroopa Liidu, see oli Euroopa rahadega, nagu ma aru saan, ja nüüd tuleb välja, et Jürgen Ligi on saatnud, vähemalt niimoodi tundub, mul tõestust ei ole, aga ma räägin seda, mis meedia räägib, saatis Euroopa Liidule siis kirja, et Konjunktuuriinstituuti pole vaja meil, aga me anname Statistikaametile. Anti need uurimused Statistikaametile, aga sellel polnud mingisuguseid
kogemusi selle koha pealt ja need ei oska midagi teha, nüüd on peaaegu, et seisab see majanduse uurimine ja sealt hakkame kuulama nüüd ainult valitsusele, Michalile ja Jürgen Ligile meeldivaid numbreid. Ja asi on nii hulluks läinud, et ikkagi see on suur skandaalne lugu. Tegelikult peaks Konjunktuuriinstituudi taolisi asutusi olema igas Euroopa Liidu riigis, kes siis enam-vähem kainet arvestus peaks ja ütleme siis kohaliku võimust nagu mööda minnes rääkima siis ausalt inimestele, mis majanduses toimub. Aga seda nüüd Eestis enam ei ole, see muudet ümber ja see on tegelikult ühest küljest on see korruptsioon ja teisest küljest on see poliitikas täitsa kuritegelik akt. Ja nüüd me kuulame, see küsimus tõsteti üles Riigikogu korruptsiooni istungil, tahtis selle küsimust hakata arutama Anastasia Kõlvart, selle komisjoni esimees, aga Jürgen Ligi lõpetas selle koosoleku ära enne, kui see jõudis alata, ei saatnud või ütles siis ministeeriumi inimestele, et ärge kohale minge ja Riigikogu korruptsioonikomisjoni siis häältega hääletati ka see päevakorrast välja, nii et see on niivõrd valus küsimus praegu valitsusele, see pätitemp, mis nad tegid siis Konjunktuuriinstituudiga, et ei lubatud isegi sellesse Riigikogu komisjoni. Ja probleemi tõstis täie hooga, suure hooga siis üles ka ja avalikustas Anastasia Kõlvart, tema on selle korruptsioonikomisjoni esimees ja pidas siis ka kõne Riigikogu toolis ja me nüüd kuulame, ta räägib selle asja ka veel korraks lühidalt üle, kuidas moodi lihtsalt külma käega, külma kõhuga võetakse ühelt asutuselt, kes tegi enam-vähem head tööd ja oli enam-vähem aus, muidugi ta oleks võinud veelgi ausam olla, oleks veelgi hullemad numbrid tulnud, aga ka see pandi kinni, sest Jürgen Ligi rahandusministrile ei meeldinud uurimuse tulemused, talle ei meeldinud, et talle tõde näkku öeldakse. Kuulame, mida rääkis siis Anastasia Kõlvart Riigikogu kõnetoolist. Tõesti, täna Reformierakonna Eesti 200 saadikud hääletasid korruptsiooni vastase erikomisjoni istungi maha, kus siis oli planeeritud käsitleda poliitilist sekkumist majandusanalüüsidesse. Ja ma usun, et kõik mäletavad Konjunktuuriinstituudi analüüsi, mis puudutasid tarbijakindlust, ettevõtjate kindlust ja mis tegelikult tõid väga selgelt välja, mis olukord Eesti riigis on. Ja valitsusele muidugi üldse ei meeldinud need uuringud. Me mäletame, kuidas Jürgen Ligi pidevalt kritiseeris neid, kritiseeris isegi peaminister. Ja mida siis tehakse, kui uuringud ei meeldi? Võetakse siis uuringute tegemise võimalused selle asutuse käest ära ja otsitakse võimalused, kuidas siis uuringut teha sobivamaks. Ja siit me liigumegi järgmise selle etapi juurde, kus ongi välja tulnud, et Konjunktuuriinstituut, kes on kusjuures pea 30 aastat teinud neid uuringuid, enam neid uuringuid ei tee. Neid hakkab tegema äkitselt Statistikaamet. Järgmine väga huvitav fakt, mis sai juba välja toodud. Rahandusminister Jürgen Ligi teatas sotsiaalmeedias juba novembris, et Konjunktuuriinstituut neid majandusuuringud uuel aastal ei tee. See on fakt. Aga probleem ongi selles, et ta andis sellest teada enne seda, kui hanke tulemused olid avalikud. Et kuidas sai Jürgen Ligi teada seda, mida otsustab Euroopa Komisjon, mitte tema. Võib-olla seetõttu, et tema oli ikkagi see otsustaja ja suunaja. Ja siin lähebki asi huvitavaks. Nimelt on tõesti erikomisjonini jõudnud erinevatest allikatest info, et ministeerium saatis toetuskirja Euroopa Komisjonile, et nemad eelistaksid hankes Statistikaametit, mitte Konjunktuuriinstituuti. Nüüd Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on seda eitanud. Aga nüüdseks on kogu see küsimus liikunud Rahandusministeeriumi haldusalasse, see on ka hiljutine otsus. Ja nüüd täna minister ütles otse välja tegelikult, et võimalik, et tema selle kirja saatis, kui Euroopa Komisjon palus. Ja ütles ka otse välja seda, et kui ta selle saatis, siis kindlasti mitte Konjunktuuriinstituudi toetuseks. Aga see on ju tegelikult poliitiline mõjutamine. Ja see on piinlik, mis meie riigis toimub.
No Meelis, kas sa Riigikogu tööd ka jälgid ja siis läks sulle korda, kes seal esimeheks valiti ja kes aseesimeesteks said ja et pakub see sulle ka pinget? Ei paku ausalt öeldes eriti. Kes siis said, ei tea? Kust mina tean, sina oled vana Riigikogu mees, sa pead teadma. No Riigikogu sees käib ilmus võitlus alati, kui need esimest ja aseesimehi valitakse, aga rahvale muidugi see pinget ei paku, sest kõik on need, üks on hullem kui teine, nagu eile ütles raadiosaates, räägime asjast, vana Helme, Mart Helme, et te vaadake neid nägusid, kes meie riiki juhivad, et siis on teil kõik selge. Ja Õhtuleht kirjutas siis selle Toompea valimiste kohta niimoodi, et tegemist on justkui televisiooni vana seriaaliga, kus tegelased on ühed ja samad, osatäitjad on samad ja midagi ei muutu ja mingit tulemust ka seriaalis ei selgu. No nii ta oli, siis 4. korda sai esimeheks Lauri Hussar, ma ei tea. Õhtuleht küsib, et mida siis Hussar aastate jooksul teinud on, ja Õhtuleht vastab ise sellele, et Hussaril on ette näidatavaid hulk ümmargusi ütlemisi, et tähendab, kõik tema ütlemused on sellised, millest keegi aru ei saa, niivõrd ümmargused ja niivõrd mitte midagi ütlevad. Ja nagu näiteks eriti tark ja tähendusrikas ütlemine, lahendus on see, et tuleb leida lahendus. See on see kuulus lause, mis Hussar välja ütles, see käib isegi nüüd ühe raadiosaate peas. Ja aga selge on see, et alati lahendus ka ei leia. Ja Hussarist räägime, teeme siis väikese sellise huumorihetkega siia, kuigi see huumor polegi tegelikult, kõik juhtus Riigikogus. Et pool aastat tagasi läks Hussaril raskeks EKRE parlamendi liikme Kalle Grünthaliga hakkasid nad võitlema. Ja Grünthal heitis siis ette, et Lauri Hussari käitumine ei ole härrasmehelik ja üldse, et ta ei ole nagu tasemel mees ja olevat siis öelnud Lauri Hussar Kalle Grünthali öelnud, kui nad koridoris kokku said, et kas sa tulid siia Riigikokku seakatku tooma või seakatku pisikut, siis Grünthal vihastas ja tuli Riigikokku ja võttis kaasa suitsetatud seapea ja siis tuli ja sokutas selle siis Lauri Hussari sinna spiikri laua peale, kuigi Lauri karjus kogu aeg, et mingisuguseid toidupoolist ei tohi siia saali tuua. Ja kuulame selle, see on üleval internetis, et niisugune tore vahepala, kuulame, kuidas siis Hussarile kingiti seapea, suitsetatud seapea EKRE partei poolt. Ja enne kui me läheme eelnõude ja arupärimiste üleandmise juurde, Kalle Grünthal, käsi püsti, küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Aitäh, lugupeetud istungi juhataja. Te olete kogu aeg rõhutanud, siin saalis peab olema viisakas, eks ma eeldan, et üldse peab olema viisakas. Aga möödunud nädal juhtus selline intsident, kus me kohtusime siin Riigikogu koridoris. Te tulite minule vastu, pintsak üle õla, mina ütlesin teile rõõmsa näoga tere, polnud mitu kuud näinud ja teie vastus oli see, tulite siia seakatku tooma. Ma saan aru, oleks olnud omavaheline asi, lugupeetud Lauri Hussar, aga seda kuulsid kolmandad isikud kõrvalt. See ei ole ja küsimus on praegu selles, et te ei saa käituda nagu Mats, te olete ikkagi riigi tähtsuselt teine mees, aga ma loodan, et ma annan teile andeks veel ja teen teile ühe väikese lepituskingi. Nii lahke, aga ma nüüd tõesti lõpetan ära. Eestimaal kasvanud viimane siga, mille pea on ära suitsutatud. Palun see vastu võtta ka sünnipäevakingina. Ma ei saa kahjuks seda isegi vastu võtta, sellepärast, et me siia saali ei too ka toiduaineid. Ja et sellisel juhul palun andke see virgatsi kätte, kui te tahate seda teha, aga mina ei saa seda tõesti vastu võtta, nii et palun, te võite virgatsile viia, palun. Et pealegi toiduaineid. Head kolleegid, et ma lihtsalt toonitan veel, et üldiselt ei ole hea toon toiduaineid saali tuua, nii et ma paluks siis need ka siit saalist ära viia.
No igal juhul video peal on selgelt näha, et see seapea pandi siis Ussarile sinna selle Riigikogu haamri kõrvale lauale ja no eks ta oli segadus, ei tea mida teha. No selline väike vahepala Riigikogust, aga me jätkame samast saalist ja muidugi nüüd eelmisel nädalal jõudis ka siis õnnetu Auvere elektrijaama korstnat riivanud Ukraina droon ja tema see lugu sinna Riigikokku. Muide, ma küsin Meelis sinu käest vahepeal, kas Ukraina droon riivas Auvere elektrijaama korstnat või riivas korstent? Kumba sina vormi kasutad? Kas läks vastu korstnat või korstent? Korstent pakuks mina välja. No lubatud on mõlemad variandid, ma vaatasin välja, aga kui sa tahad olla intelligentne inimene, siis sa ütled, et ta läks vastu korstnat. Nii, no ole siis sina intelligentne, ma võin siuke vähem intelligentne vabalt olla. Ma lihtsalt vaatasin. Muide, kas sa kuulsid, et õigekeelsus sõnaraamat andis välja väikese lisaraamatu? Ei ole veel jõudnud kuuldagi. No vaat sa pead endale ostma seda, ja on siin sul seda siis sirvida ja tsitaate tuua. Sinna pannakse nüüd sisse või on pandud juba on ta müügil, on sisse pandud need sõnad, mis suurest sõnastikust välja jäid. Need roppused ja obsöönsused. Need nilbused ja kõik, rahvas ei olnud rahul, et miks siis tänava seda kõne ei ole toodud sinna. Mul oli isegi suurt õigekeelest sõnaraamatut värsket soetud, vahepeal said otsa, ta oli suur defitsiit. No nüüd tuleb osta ära, siis sa oled tõeline eestlane, sest ilma selle raamat, see on viimane ka, mis tehakse üldse. Ongi, jah. Enam õõissid, kõik tulevad nüüd juba internetis ja moonutatud. Ja siis nüüd me seda Ukraina drooni võimatu on teda nüüd siin ka meie saates nüüd lahata lõpuni ja midagi teada saada. Algul oli ta Vene droon ja siis ta oli Venemaalt tulnud droon ja lõpuks selgus, et ta on ikkagi Ukraina droon ja ma ei tea, kaua vaieldi. Ma ei tea, mille üle vaielda, kroonitükid olid Auvere põrandal maas seal. Mine vaata, mis sinna peale on trükitud, kelle droon ta on ja on teada, millised droone keegi kasutab. Aga minu meelest oli seal jälle kõik see pressikonverents ja kõik see asi oli väga äppu meil. Aga Riigikogu saali ta jõudis ja Mart Helme, EKRE aseesimees on tema, eks ju, Riigikogu liige, siis hakkas uurima peaminister Kristen Michali käest selle drooni asja tähendab. Ja siin ongi huvitav kuulata seda Mart Helme küsimust, mitte niivõrd vastust, sest Kristen Michal vastas nagu tavaliselt mitte midagi öeldes ja asjale hoopis teist rõhku seades, et drooni tulekus on süüdi Putin ikka, ta ütles otse välja. Aga küsimus oli huvitav ja kuulame siis seda, mida Mart Helme küsis ja siis me saame ka teada, mis siis need negatiivsed jooned selle asja uurimuse juures on, mis kohe rahvasaadikutele silma torkavad. Nii et siis Mart Helme ja droonide lugu Riigikogus. Aitäh, härra esimees, lugupeetud Kristen Michal. Aastal 2020 andsin ühe intervjuu Soome ajakirjanikele ja ütlesin, et Eesti vajab ja mitte ainult Eesti NATO kõrval ka plaan B-d, sest rahvusvaheline olukord on turbulentne ja võib juhtuda igasuguseid asju ja seetõttu peaks olema ka mingi tagavara plaan. Loomulikult sain ma selle eest siis kõvasti nahutada ja aga tegelikult praegu me näeme kas või selle sama Hormuzi väina intsidendi ja selle ümber keerlevate juttude taustal, et mul oli jälle õigus. Nii, 2020, tuleme selle aasta juurde tagasi, tegime koos Martin Helmega ettepaneku, et valitsus eraldaks raha õhutõrje võimekuse tekitamiseks Eestile ja mäletan väga hästi seda istungit, kus viibis ka tollane kaitseväe juhataja Herem, kes kargas püsti nagu ussist nõelatud ja teatas, et talle ei ole seda vaja. Nüüd meil oli siin suvel oli intsident, kus meil kukkus alla Elva lähedal droon. Uuriti ja puuriti, aga ega selle uurimise tulemusi väga avalikkusele tututatud ei ole. Nüüd täna öösel oli meil uus intsident, samasugune intsident oli ka Lätis. Sarnane intsident oli paar päeva tagasi Leedus. Õhutõrjet meil endiselt ei ole, ehkki meil on 5,4% SKP-st kaitsekuludele eraldatud. Plaani B-d NATO teemal meil ka ei ole. Ma küsin nüüd, te olete päris mitmed aastad ka olnud meil peaminister,
mis see meie plaan siis on, et Eesti tegelikult kindlates kätes kaitstud oleks? Aitäh! Noh, ka parima tahtmise korral tõenäoliselt kõiki võimeid me soetada ise kohe korraga ei saa, võib-olla aja jooksul on see võimalik. Kaitsekulud on tõepoolest 5,4%, see on ajalooliselt kõrgel tasemel. Jah, see on minu valitsuse ajal nii olnud ja see on vastus tegelikult Putini ohule, sellele Venemaa ohule, et te just kui opereerite Putinit nimetamata, aga nimetame siis selle probleemi ka ära. Probleem on ikkagi Putin. Vaat sellise vastuse saime, muidugi see vastus oli pikem ja keerukas, nagu tavaliselt ikka keerutatakse sealt vastustes, mis on Riigikogu infotunnis, keegi otse midagi ei räägi, aga huvitav on see, et ka praegu peaminister, nagu me kuulsime, ütles, et et jõuame ja kõik võtab aega, aga nüüd tekib küsimus, et aega on ju olnud nagu väga kaua ja väga palju. 2014 puhkes Ukraina sõda, 22 läks aktiivsesse nüüd öelda faasi ja droonisõda käib Ukrainas, käib praegu seal siis Pärsia aladel Iraanis, peaks nagu kogemusi olema, aga meie alles alustame ja peaminister ütleb, et aega mööda, küll me saame, et kuhu me niimoodi jõuame. Ja huvitav on see, ma ei tea, kas rahvas on tähele pannud, et pärast seda siis, kui see droon, eks ju nüüd veel riivas seda korstnat seal, siis anti ju pressikonverents, seal oli kohal kõik kapo juht ja siseminister Taro ja kõik asjaomased kinnitasid, et absoluutselt kõik on tehtud, mis teha oli võimalik. Ma usun, et tehti seda, mis on võimalik, kuid tegelikult, ja nüüd tulebki huvitav koht, pärast seda pressikonverentsi tuli uudis, et riigisekretär Keit Kasemets saatis kooskõlastusringile seaduseelnõu, millega antakse Kaitseväele ning Politsei- ja Piirivalveametile, see on see PPA, laiemad õigused rahu ajal tõrjuda droone ja neid seirata. Tähendab, seaduseelnõu alles läks sisse või on praegu Riigikogus, et politsei võib siis mõne drooni sealt jahipüssiga alla lasta. Muide, see pole nali, see jahipüss, sest Ukrainas seal lastakse nendest tavalistest püssidest ja automaatidest neid alla üksjagu. Nad on ju väga madalal ja kui sa püssiga pihta saad, siis on see droon lõhki. Aga meil tähendab, ei olnud siis siiamaani politseil ja piirivalveametil õigusigi droone tõrjuda. Ma sellest aru ei saa, et kus me oleme, et miks nii hilja tuleb küsimus? 4 aastat on aktiivset sõda, 5 läheb keset Euroopat, ainult droonisõda edasi-tagasi, aga meie tuleb välja, ei ole valmis, õhutõrjet pole, seda pole, mitte midagi pole ja lõppude lõpuks ei saa ka aru, kelle droon see maha on kukkunud, kuigi droonid kõik on märgistatud seal oma tehase selle signatuuriga ja nii edasi. Ja et küsimus on, et meil läheb metsikud miljardid kaitsekuludele, et mida on tehtud, kus on siis see droonikaitse kuppel, kuplist nad nüüd loobusid, ütlesid, et Iisraelis ka see kuppel ei tööta, müürist on ka nüüd loobutud, ma ei tea, nüüd ikka Narva ja Võrumaa siin piirialadel peaks ikka mingisugune tõrje või mingisugune jälgimine olema, aga tuleb välja, et võib ka Eestis sõita, Kesk-Eestisse, sinna elektrijaamani välja Auvereni ja keegi pole tähele pannud üldse, et droon on sõitnud, enne kui ta kolksti vasta korstnad lendab. Et kuulame, mida ütles selle kohta nüüd Martin Helme, EKRE esimees, see on eilsest raadiosaatest Räägime asjast, ja seal on need küsimused üleval ja väga huvitav on seda Martin Helmet nüüd kuulata, mida tema selle asja kohta ütleb, mis juhtunud on. Et me oleme nüüd 4 aastat ja selles sõjas, see sõda on käinud 4 aastat on meile räägitud, kuidas me kulutame raha ja me ehitame oma riigikaitset ja meil ei ole idapiiril, Narva piiril, ei ole seirevõimekust, ei ole tõrjevõimekust, ei ole isegi elanikkonna teavitamisvõimekust, see ka jälle kukkus läbi. Ehk siis täielik bardakk, absoluutne kaitsetus. Ja siis räägitakse, kuidas me 26. 27. aastal saame endale selle ja teise. Vabandust, 4 aastat on sõda käinud. Et mida te vahepeal teinud olete? Droonimüürist rääkinud, nüüd ütlevad, ei droonimüüri ei ole ja ei tule, seda ei ole võimalik teha. Ja mida veel öeldakse, mis on minu meelest kõige rohkem teeb nagu muret,
et ega neid asju hakkab veel juhtuma. Mis see tähendab? Minu meelest, võt see, mis sa ka ütlesid, et see ei olnud tegelikult Vene droon. See oli loomulikult, tuleb eeldada, et see oli Ukraina droon. Ja nüüd on küsimused, mis on vajavad vastused. Koruste puhul me küsisime nii kaitseministrilt kui peaministrilt, kas Eesti lubas vaikivalt või kuidagi poolametlikult oma territooriumit, oma õhuruumi kasutada rünnakuteks üle piiri Venemaa vastu. Peaminister kinnitab, ei ole lubanud. No aga sellisel juhul on loogiline vastus ju see, et Eesti lihtsalt ei kontrolli oma õhuruumi. Ja ukrainlased teevad siin, mis tahavad ja käivadki meie õhuruumist pommitamas Venemaad. Ja loomulikult venelased ütlevad selle peale, et te kas kontrollite oma õhuruumi ja ei luba seda kasutada meie vastasteks rünnakuteks või me teeme Eestile seda, mida Iisrael teeb Liibanonile. Liibanonis on Hezbollah, eks ole, Iraani terroriorganisatsioon, Liibanoni valitsus sellest üle ei käi. Iisrael pommitab Liibanoni need tükid taga. Ja ma selle drooni intsidendi puhul siin on nagu kaks suurt nagu teema püstitust. Esimene on see, et Reformierakond, Eesti 200, kes on valitsuses olnud, siseministrid, kaitseministrid, peaministrid, kaitseväe juhatajad ja politsei- piirivalveameti juhatajad on läbi kukkunud Eesti riigi kaitsmisel. See juhtus Korustes, see juhtus Auveres, see juhtus siis, kui Vene lennukid panid läbi meie õhuruumi sinna, millal nad sõitsid sinna sellesse Kaliningradi, siis lõpuks keerasid ära, kui Rootsi tõstis oma lennukid õhku. Mingid kindlasti kätes Eestit ei ole, mingit kaitstud Eestit ei ole, mingit NATO vihmavarju ei ole. Michal jälle ütles, et NATO lennukid tõusid õhku. Aga kas nad suutsid Auvere Korstent kaitsta? Ei suutnud ju. Ja teine suur küsimus on see, et kui niisugust mängu mängitakse, kui seda mängivad ukrainlased ilma meie loata või kui seda mängivad Eesti valitsus nii-öelda lolli mängides ja lubavad tegelikult venelased vaatavad selle pilguga, mis meil vahet on. Eestist pommitatakse meilt, me pommitame vastu. Et see on reaalne võimalus, mis meid ähvardab praegu. Ja sellises olukorras lihtsalt lolli juttu ajada nagu meile Pevkur ja Michal ajasid, see valitsus tuleb maha võtta. Et sellised arvamused selle kohta tuleb kohe veel üks arvamus, aga vahepeal ma vaatasin Euroopa agentuure seal ja mida YouTube'is, mis ripub, siis pandi väga pahaks Euroopa riikidest, Venemaast ma ei räägigi üldse, kuidas moodi meie siseminister siit kandis siin Lõuna-Eestis pärit Taro siis ju lapselikult tunnistas pressikonverentsil, kuidas ta on rõõmus ja millise naudinguga ta vaatab, kuidas Uustluga sadam põleb ja leegitseb ja siis küsitakse siis seal, ma vaatan nendes Euroopas tulnud YouTube'i postitustes, et kas see on siis kohane ühele siseministrile niimoodi lapselikult rõõmustada selle üle, kuidas siis teise riigi see infrastruktuur seal põleb, et see viitab sellele, et kunagi peab pisaratega vaatama, kui võib-olla omaenda kodukandi struktuur põleb, et pandi nagu pahaks. Aga siin praegu selle asja juures, mis me räägime, me rõhutame seda, et Vene droon või Ukraina droon või ükskõik kelle droon, et me ei suuda teda maha tõmmata siis ja ei suuda teda avastada ja ta teeb kahju seal elektrijaamad. Nüüd ministrid ütlesid, et kui sõjaks läheb, siis elektrijaamad, mis on seal piiri lähedal, need nagu nii hävivad. Ma ei tea, kui sellist juttu rääkida, kas see on kohane või mitte kohane, aga Varro Vooglaid tõi veel välja ühe väga huvitava tahu selle asja juures. Ja nimelt selle, et need droonid siis ju liiguvad Vene-Eesti piiri peal, võib-olla Ukraina droonid on nad Venemaa territooriumil, võib-olla nad lähevad piiri peal meie territooriumil ja kui nad nüüd lendasid vastu Auvere seda Korstnat, kriimustades teda, siis samamoodi võib ta ju lennata näiteks seal, ma ei tea, Kohtla-Järve või Narva mõnda korrusmajja. Ja seda Vooglaid nüüd räägibki, et ta võib Ida-Virumaa elu majja sisse põrutada, kus elab võib-olla 4-5 vene keelt rääkivat perekonda. Aga võib-olla need perekonnad on ka Vene kodakondsusega.
ja siis tekib üks väga, no kuidas nüüd öelda, huvitav ei ole isegi õige sõna, tekib väga delikaatne olukord, et rünnati Ukraina droonidega Vene kodanikke Eesti Vabariigi territooriumil. Tähendab, Eesti ei suutnud oma elanikke kaitsta ja see annab põhjuse rünnata ka Eestit või õigemini tulla, ametlikult seda vormistatakse kaasmaalaste kaitseks. Ja me kuulame kohe, Varro Vooglaid selgitab selle asja ära ja asja teeb veel hoopis huvitavaks ja hirmsaks, ma ütleksin see, et eelmisel nädalal läbis juba Venemaa Riigikogu või Venemaal on ta siis Riigiduuma komisjonid läbis ära juba, ma ei tea, kas ta nüüd on tänaseks vastu võetud või sel nädalal võetakse vastu, see on seaduseelnõu, mis lubab Vene kaitsejõude kasutada kaasmaalaste kaitseks teiste riikide territooriumil. See on äärmiselt ohtlik seadus Eesti jaoks, sest me oleme siin kõrvuti. Kuulame, mida nüüd Varro Vooglaid ütles selle droonide selle intsidendi kohta, need tõi sisse täiesti uue tahu, mis on siis, ütleme meile, eriti valus koht on Narva ja see kant seal siis. Omaette käsitlust vajaksid küsimused, mis seonduvad meie õhuruumi kasutamisega rünnakuks. See tähendab, kas tegemist on meiega kooskõlastatud tegevusega või meie õhuruumi rikkumistega. Esimesel juhul tekib küsimus, miks puudus eelhoiatusele tuginev jõuametkondade ja kaitseväe kõrgendatud valmidus. Teisel puhul, mis saavad olema meie järgmised sammud. Venemaa vaatest oleme nüüd mitte enam lihtsalt vaenuliku retoorika saatel Ukrainat toetavad, vaid osalised Venemaa vastu suunatud ründeoperatsioonides. Me kas oleme rünnakute võimaldajad või suutmatud oma territooriumi ja õhuruumi kontrollima. Mõlemad variandid on väga halvad. Ja mõlemal puhul võivad sellega kaasneda meie jaoks väga tõsised tagajärjed. Elanikkonnakaitse vaatest, nagu eespool juba mainitud, jäime seegi kord vaeslapse ossa. Mis juhtunuks aga siis, kui Ukraina droon tabanuks mitte ümarat betoonkorstent, vaid Sillamäe või Narva korterelamut, tuues kaasa inimohvrid. Teatavasti moodustab Ida-Virumaa linnade elanikkonnast suurem osa vene rahvusrühm. Tõenäosus, et hüpoteetiline Narva drooniohver võiks olla venekeelne inimene, on ümmarguselt 90%. Vene emakeelega hukkunuid, niinimetatud kaasmaalasi või koguni Venemaa Föderatsiooni kodanikke, ja neid on Narvas tubli kolmandik, kasutaks oma huvides kindlasti ära Kremli propaganda. Üsna kindlasti kuuleksime väljendeid nagu suunatud hävitamine või avaldusi laadis Eesti ei ole võimeline oma territooriumil elavaid inimesi kaitsma. Siinkohal ei saa vaadata mööda tõsiasjast, et Venemaa kaitseministeerium koostas ja saatis Riigiduumasse seaduseelnõu, mis näeb ette võimaluse Vene relvajõudude kasutamiseks välismaal asuvate Vene kodanike kaitsmiseks. Selle seaduseelnõu kohaselt muudetakse Venemaa kodakondsusseadust ja kaitsetegevuse seadust, nähes muuhulgas ette Venemaa relvajõudude üksuste võimaliku ekstraterritoriaalse kasutamise Venemaa Föderatsiooni presidendi otsusega Venemaa kodanike kaitsmiseks. Vaat niimoodi on lood ja väga kuidagi ähvardavad või sellised, mitte pilvitu taeva uudised. Aga uudised on ka uskumatuid, tuleb meile siin ja see nädal tõi siis uskumatu uudise NATO saatuse kohta. Selgus, et NATO saatus ongi ohus, kuigi varem on sellest ka natuke räägitud, aga nüüd siis president Trump väljendas kohe avalikult, avameelselt oma pahameelt Euroopa liitlaste suunas. Ütles neile, et eurooplased keeldusid pakkumast USA-le materiaalset tuge sõjas Iraani vastu. Minu meelest ta natuke eksib, ta ei tohiks seda NATO tuge sinna väga nõuda, sest NATO on ju loodud kaitseorganisatsioonina, aga seal Iraanis ei ole ju tegelikult USA poolt mingit kaitsesõda, vaid lihtsalt rünnak Iraani maavaradele eesotsas naftale, eks ju. Ja Trump ütles siis niimoodi, et ma tsiteerin, me oleme alati Euroopa jaoks olnud olemas, aga nüüd ma arvan, et me ei peagi seda enam olema, nemad ju meile appi ei tulnud.
ja siis eriti hulluks on tal läinud nüüd Suurbritanniaga need suhted ja see juhtus just pärast seda, kui siis Briti peaminister Keir Starmer siis keeldus USA toetama selles Diego Garcia sõjaväebaasi ründamisel India ookeanis. Ja Trump ütles ajakirjanikele pärast seda, et liidus on ta, tähendab Euroopa Liidus, eks ju, on ta väga pettunud ning nimetas olukorda, see on nüüd tsitaat, NATO jaoks proovikiviks ja lubas hakata kohe NATOt ümber tegema, kui mitte plokist lahkuma. Need on Ameerika presidendi sõnad. Noh, muidugi vaevata nüüd lahkub sealt NATOst, aga igal juhul see mulle tundub, et eestlastel ka see suur NATO vihmavarju lootus on kas ta nüüd põrmustub, aga see on kuidagi moodi kahtlasemaks muutumas siis Ameerika presidendi Trumpi võimul oleku ajal. Et Euroopat ta ei kannata ja mulle tundub, et ta jätabki siin nii seda Ukraina kui selle Baltikumi siin, võib-olla rohkem saatuse hooleks. Ei tea, niisugune tunne on. Aga igal juhul need Trumpi sõnad panevad paljusid õhku ahmima siin maailmas, keegi ei saa aru, mida see Trump siis mõtleb, mida ta tõeliselt tahab. Ja siin meie ajakirjandus tõi ära sel nädalal ajaloolase ja ajakirjaniku ja Ida-Euroopa spetsialisti Anne Appelbaumi kirjutise pikema ja muide see Appelbaum on Poola välisminister Radoslav Sikorski abikaasa ja nende mõlema vaated muidugi on enam-vähem teada, väga Vene vaenulikud, aga see praegu ei puutu asjasse. See Appelbaum siis rääkis Trumpist ja ma tsiteerin, need on nüüd täpselt suure asjatundja sõnad. Jutumärkides kuulame. Donald Trump ei mõtle strateegiliselt, ta ei mõtle ka ajalooliselt, ta ei mõtle geograafiliselt ega isegi mitte ratsionaalselt. Ta ei näe seoseid iseenda otsuste ja sündmuste vahel, mis toimuvad pärast nende otsuste vastuvõtmist. Ta ei arvesta oma otsuste laiemate tagajärgedega ega mõistagi neid. Ja kui tema otsused osutuvad valeks, ei võta Trump kunagi vastutust. Need olid siis Anne Appelbaumi arvamus, sellised mõtted. Siin, miks ma seda tsiteerin, sellepärast, et alles nüüd selle nädala keskel oli siis üks klubi, üks läänemaailma klubi, kus arutati need USA poliitikat, selle kohta on aruanne YouTube'is võib lugeda ja seal tuldi nüüd Appelbaumile otse vastupidise arvamusega välja ja nimelt, et tegelikult on Ameerika presidendiks inimene, arvatakse, et tal puudub igasugune strateegia, nagu Appelbaum ütles, on tegelikult väga tugev, Trump on väga tugev Ameerika strateegia järgija ja nimelt see strateegia töötati välja tema toetajate poolt juba enne valimisi ja see on see sama, et teeme Ameerika suureks, see on esimene punkt, aga põhiline punkt oli, et me saaksime maailma valitsemise tagasi, et me saaksime taas maailma valitsejaks ja nüüd on näha, Venezuela, eks ju, Iraan, nüüd tuleb kohe Kuuba nähtavasti Gröönimaast rääkimata, nii et tegelikult Trump viib täiesti teadlikult ellu ameeriklaste, ma nüüd täpselt ei tea, kes need selle strateegia taga on, aga igal juhul on suund maailma valitsemisele. Mina meenutan kohe või meenub mulle, kuidas ma õppisin Tallinna Nõmme gümnaasiumis tol ajal 10. keskkool ja seal oli õpikutes ikka õige tihti see väljend sees, et USA on maailma sandarm, ühesõnaga korralooja. Ja sellega seoses veel tuli uudis, mida ka meil ära nimetati väga lühidalt küll, aga ikkagi, et see Ameerika poliitika on nüüd seda Euroopat väga, harjapunaseks ajanud ja meie armas Kaja Kallas läks jälle Ameerika välisministri või riigisekretäri Marco Rubioga sõnaraksu või sõnasõtta
võtta ja Kallas siis esitas talle G7 välisministrite kohtumisel eelmisel reedel küsimuse või sellise nõudmise, et miks USA on unustamas Ukrainat. Kaja Kallas teatavasti orienteerub välispoliitikas vaid Ukraina ümber toimuvale toetudes, tema suuremaid probleeme ei võta ette, nagu on tähele pandud. Ei ta ole eriti midagi Iraani kohta öelnud, ei me ole Euroopa Liit pole nutnud taga Iraani kohutavaid inimohvreid, seal terved koolid koos 105-160 õpilast saavad korraga surma, haiglaid lastakse Iisraeli poolt tervenesti õhku koos haavatute ja arstidega ja nii edasi. Aga Euroopa Liit ei ole seda nagu tähele pannud. Ukraina ohvrite suunas oleme me väga tähelepanelikud, kuigi seal on päevas 1-2 me kuuleme neid ohvreid. See selleks. Igal juhul Kaja Kallas läks raksu selle välisminister Marco Rubioga. Tuletame meelde, et oli ju aeg siin eelmisel aastal veebruaris pidi Kallase ja Rubio kohtumine olema Ameerika pinna peal ja ka Kaja Kallas muudkui ruttas kohtamisele, tahtis kõik asju seal ette kanda ja kokkuleppeid teha ja viimasel hetkel Rubio ütles, et talle päevaplaanis ei ole aega praegu ja sama targalt tuli siis Kaja Kallas tagasi ja samamoodi oli tal ka ebaõnnestumisi Hiinas, ma mäletan, ja rääkimata teistest, et seal nagu ei paista seda Euroopa välispoliitikat eriti targalt pead praegu ajama. Ja siis sellel kohtumisel, G7 välisministrite kohtumisel läks ikka selliseks sõjasõnaks, et pärast pidi neid Kaja Kallast ja Rubiot pidi isegi lepitatama pärast kohtumist koridoris seal kuskil või kohvikus. Ja igal juhul Rubio virutas Kajale vastu sellise lause, on tsiteeritud uudises, et kui te arvate, et teie suudate Euroopas paremini teha, paremini Ukrainat aidata, siis palun, USA astub hea meelega kõrvale, ütles Rubio siis Kaja Kallasele. Ja tuletamegi meelde, et ega see Kaja Kallase välispoliitika ajamine Euroopa Liidus praegu erilisi tulemusi pole andnud, ta ei ole suutnud ei energia koha pealt sõna öelda, ei ole ta suutnud elektrihindu kaitsta, ma ei ütle, et välisminister peaks sellega tegelema, aga suundasi muudku andma ikkagi peaks ja ka Lähis-Ida sõja kohta pole midagi me kuulnud eriti ja peale selle, ega me ei saa ka loota, et Kaja Kallas, mis ta teeb ja mis ta räägib, et ta meile ka tõde räägiks, sellepärast, et praegu on välisdiplomaadid on pannud tähele ja sellest on ka kirjutatud praegu juba laiemalt ka meie meedias, et Kaja Kallase lubadusi alati ei saa uskuda ja see, mis ta räägib, ei pruugi alati ka olla täpselt see, mida ta mõtleb, ja mis oleks kasulik Euroopale. Ühesõnaga, nagu ei ole õige inimene õige koha peal, ei tea. Koht pole ju valitav, sinna lihtsalt määratakse, eks siis Ursula von der Leyen kutsus oma sõbranna sinna selle koha peale, aga paistab, et ka omavahel praegu läbi ei saa. Igal juhul usaldust tal väga suurt ei ole Kaja Kallasel Euroopas ja maailma, ütleme, välispoliitika mastaabis ja ega ta ei ole ka meil ju Eestis usaldusväärne. Paneme väikse selle faili nüüd korraks sisse veel, kuidas moodi ta enne valimisi, see on ju dokumentaal, kuigi natuke see kujundatud muusikaliselt, aga muidu dokumentaalne sõnavõtt, mida Kaja Kallas ütles meile enne valimisi Riigikogu kantslist või Riigikogu kõnetoolist, et maksud ei tõuse, pärast kohinal tõusid kõik maksud, et kuidas saab sellist inimest usaldada Ameerika või USA või siis Lähis-Ida või Euroopa välispoliitikat kujundama, kui ta võib teile öelda näkku ei tea mida, aga millel ei ole mingit sisu taga ja mis osutub täiesti valeks. Tuletame meelde, et maksud ei tõuse. Kaja Kallas Riigikogus. Kuna te mõistate ainult lihtlauseid, siis kordan üle ja lugege mu huultelt. Maksud ei tõuse. Punkt. Maksud ei tõuse. Punkt. Kuna te mõistate ainult lihtlauseid, siis kordan üle ja lugege mu huultelt. Maksud ei tõuse. Punkt. Kuna te mõistate ainult lihtlauseid, siis kordan üle ja lugege mu huultelt. Maksud ei tõuse. Punkt. Maksud ei tõuse. Punkt. Kuna te mõistate ainult lihtlauseid, siis kordan üle ja lugege mu huultelt. Jaa, see oli meil eetris ka kunagi.
see oli kordus esinemine täna, aga see internetis ripub see lõigukene, selline naljalõigukene või kujundatud muusikaga, aga dokumentaalne ütlemine, seda ütles tol ajal meile siis valitsuse juht. Ja selgub siis nüüd niimoodi, et ei teagi kedagi uskuda, ma ise vaatan siin viimastel päevadel meil energiaspetsialistid ja bensufirmade juhid või omanikud ja gaasikontori juhtkond korduvalt on öelnud ja korrutavad üha, et Eestil ei ole mingit muret siis selle bensiiniga ja meile jätkub gaasi ja midagi hullu pole ja hinnad on meil tõusnud, kuigi müüakse ju vana hinnaga sisse ostetud bensiini, seda me näeme, aga Eestis ei võta selle koha pealt keegi sõna, aga miks siis ei pruugi meile tulla see sammune kriis, energiakriis, kui ta on Euroopas laialt juba olemas ja rääkimata veel Lähis-Idast, ma vaatan, siin on neid videolõike üleval, Indias on bensujaamadel, järjekorrad on nii, et terve platsid on autosid täis ja siis nende kalonkade juures või nende voolikute juures käib siis kõva andmine, ühesõnaga, kes on tugevam, see paneb teisele vastu lõugu ja paneb siis selle vooliku oma autosse. Et ma arvan, et ega meil Eestis on ka selle koha pealt tulevik üsna tume, kuigi praegu veel öeldakse, et gaasi ja bensiini jätkub. Saab näha, aga Michal on ju ka sama partei liige nagu Kaja Kallas ja kas me saame nende sõnu uskuda, mida nad räägivad. Peale selle selgus jällegi üks Euroopa uurimus, saate lõpuks ei olegi meil midagi head öelda, selgub seda, et Eesti elanike elu on allamäge läinud, läheb iga päevaga hullemaks ja nüüd on üks värske uurimus, ma tsiteerin seda, et kuigi valdav enamik Eesti elanikke peab raha säästmist väga oluliseks, ei suuda nad seda teha. Ja nüüd on numbrid sellised, et kui 2022. aastal pani oma igakuisest sissetulekust enam kui poole kõrvale iga 5. inimene, siis tänavaid on neid jäänud 4%. 67% Eesti elanikest ei suuda säästa ja ei investeeri üldse kuhugi, ei pane raha hoiule nii-öelda või raha teenima. Ja andmed põhinevad nüüd Emori uuringus 12–19 veebruar 26. Siis ei olnud seda energiakriisi veel, nii et kui me nüüd loeksime märtsi uuringuid, siis oleks vist täitsa hulluks vajavad näitajad meile. Ja peaasi veel, on olemas selline portaal Peaasi EE ja tema viis ka läbi ühe uurimuse ja siis selgus, et emotsionaalse enesetunde küsitlus oli selline, et kuidas inimesed emotsionaalselt ennast siis tunnevad ja selgus selline pilt Eesti kohta, et töötajate peamised murekohad on punkt, ühesõnaga meie inimeste peamised murekohad on punkt 1, vaimne kurnatus. 48%, see on pool Eesti rahvast, ütleb, et ta on vaimselt kurnatud. See on enne kuulmata. Pooled inimesed on vaimselt kurnatud. Ja 42% on puudulik uni ja nad ei saa puhata ennast välja. Ja depressiooni tunnuseid esineb 3% Eesti elanikest ja üldistunud ärevuse sümptomeid, see on ärevusolek, 34% vastajatest ütles, et ta on pidevalt ärevil. Nii et kui me nüüd tänase saate kokku võtame, siis me näeme, et esiteks oleme viimasel koha peal majanduse arengust, siis me oleme kõige suuremad metsavargad, võiks öelda, hävitame oma metsa ära, enne kui ta küpseda jõuaks ja meile suuremat kasumit annaks. Kolmandaks, me ei ole suutnud endale teha siis kaitsevööndit või ei ole suutnud ennast välja töötada struktuure, mis meid isegi droonide ees kaitseks. Meie ehitame või minu meelest ikka ehitatakse neid juba lõunapiirile, neid punkreid, lootuses, et Vene tankid tulevad ja siis punkrist visatakse granaat, nagu sõjafilmides me näeme teise maailmasõja ajal ja siis tank peetakse kinni ja Eesti võidab. Meil on jutt on ainult praegu ju droonide sõjast ja rakettide sõjast ja nagu me
siin praegu juba näeme see üks droon, kui ta oleks nüüd plahvatanud seal Auvere kohal, oleks ka see elektrijaam kutu olnud. Nii et Eestile ma vaatan, ise arvestan, et siia on vaja üks 10 täpselt lastud drooni, siis on kadunud ka valitsusasutused ja alajaamad, elektrialajaamad ja rääkimata veel kütusehoidlatest, et selline on see pilt. Ja lõppude lõpuks oleme kõik veel ka depressioonis ja vaimselt kurnatud, 50% meist on vaimselt kurnatud. Ma ei tea, Meelis, sa oled vaimselt kurnatud või? Jah, ma olen väga vaimselt kurnatud. Milles see väljendub, räägi mulle? No ma näen sinu peas Donald Trumpi punast mütsi, siis ma kurnatus järjest paisub. Vaata Meelis, tõepoolest mul on punane müts peas ja seal on see Trumpi loosung, et teeme Ameerika suureks. See on suveniirmüts, aga ma arvan, et meil tuleb mõni saade lähiajal, kui ma selle mütsi maha võtan. Ja aga Trumpil on maga, siis on miga, aga kuna mega tuleb, ehk Make Estonia Great Again on see silmapiiril või? Me oleks pidanud ammu seda tegema. EKRE ütles, et 2 miljardit aastas on läinud kaitsekulude peale. No kus on meie kaitsetööstuse tulemused? Kus me näeme? On meil siis nüüd need mööda maad roonivad ilma juhita need tankid vist pidid olema? Kas me oleme Eesti droone näinud? Kas me oleme Eesti mürskudest midagi kuulnud? Aga raha on läinud ja 4 aastat on suurt sõda olnud, kus me võik iga sammuga saab õppida, kuidas tänapäeva sõda välja näeb. Näitlik õppevahend on silmade ees, aga me ei suuda seda teha. Ja siis oleme depressioonis ja siis oleme kurnatud ja ei maga ka veel ja siis tulevik on ka veel tume, eks ju, ei tea, mis siis edasi tuleb, ega keegi ei oska ju öelda, sellepärast, et praegu on ikka juba 5000 Ameerika mere jalaväelast on juba sinna Iraani piiri mitte lähedale, vaid sinna nendele piirkonda viidud, ütleme, ja kui seal algab maasõda, ütleme siis lahinguväljal, siis on niimoodi, et seal on seda verd, ma arvan, väga palju, sest ameeriklased tahavad 5000 sõduriga minna, aga Iraani sõjavägi on 1 miljon inimest, 1 miljon sõdurit. Ja siis on niimoodi veel, meil oli ka see uudis, et juba praegu võetakse sõjaväkke 12-aastaseid poisse, kes on siis isamaaliselt nii-öelda veendunud või nendel on usk on väga kõva, nad on kõik valmis surema oma kodumaa eest ja peale selle Ameerika eksis, umbes nii nagu Putin eksis ka Ukraina suhtes, arvas, et kohe nagu tuleb sõjaline konflikt, siis opositsioon võtab võimu üle nii Kiievis kui ka siis Teheranis, aga seda pole juhtunud. Ja kui ajalukku vaadata, siis Iraan on väga vähe sõdu kaotanud. Ta on ikka need põhiliselt võitnud ja väga suure kultuuriga maa. Nii et Trump võib sinna takerduda täpselt samamoodi, nagu ta takerdus, mitte tema, vaid Ameerika takerdus Vietnami sõtta, mis 20 aastat kestis ja lõpuks rahvas nõudis armee väljatoomist ja siis olid neid tuhandeid ja tuhandeid surnud oli, aga oli veel 10 000 ühe jalaga ja ühe käega või ilma käteta, ilma jalgadeta mehi. Et praegu see paistab sealt tuleva. Ja kui see läheb selliseks sõjaks, siis on energiakriis hoopis suurem ja ulatub igale poole, kahjuks ka meile. Aga meie saame tervitada täna või ütleme rõõmusõnumitega saate lõpetada. Meie vanameister Boris Lehtlan sai 80. Ja ikkagi väga kõva laul ja väga kõvasti vastu pidanud ja siiamaani käib kogu aeg laulmas. Ma talle helistasin ja siis soovisin talle õnne ja küsisin, et kas siis biolaud on kaetud, et sa oled veel kaine, näe siin lõunapaiku, ma helistasin kuskil kell 1 paiku. Ta ütles, mis siis ikka, käisime Kriegeriga restoranis, sõime seda sünnipäeva laua, tegime 2 ja nii me siis tähistasime. Need on suured tähed, oskavad siit tagasi hoidlikult oma juubelit tähistada, aga suur tänu Boris Lehtlanele ja nüüd ma paneme peale üks laul, see on nüüd temal vähe, viimasel vähe mängitud ja see on selline lugu, selle pealkiri on Kauge jaam 07,
see on see Ameerika kuulus laul Memphis, Tennessee, Chuck Berry on selle autor. Eesti keeles on tal siis kauge jaama sõnad tehtud ja kui nüüd mõni noorem kuulaja meie saadet praegu juhtub jälgima, siis on niimoodi, et tal on see arusaamatu, mis asi on kauge jaam, eks ju. Kui meil on kõik ümberringi telefoniseeritud kogu meie elu ja maailm ja aga see kauge jaam oli siis omal ajal oli kontor, kus telefoniliinid kokku jooksid, sinna tuli helistada, ta oli 07 pärast, minu meelest oli ta ka 08 ja siis helistasid ja neiu, olge kena, ühendage mind Marianniga või Hellega või Marikaga või kellega. Ja siis ühendati, aga siis jälle teine kord oli niimoodi, et ei teadnud numbrit. See kauge jaam aitas välja, et jah, me tunneme küll seda tüdrukut, ühendame ära. Ühesõnaga, selline lugu on Eesti kohta meil öelda, mis me täna siin rääkisime. Loodame, et mõni teine saade tuleb siis optimistlikum, aga püüame olla ja rääkida seda, mida elu toob ja mida elu näitab, mitte ei käitu Jürgen Ligi moodi, kes kohe siis vahetab klaverimängija välja, kui talle laul ei meeldi. Boris Lehtlan ja Kauge jaam 07 ja aitäh kuulamast. Head Kagu Raadio sõbrad. Hallo Kauge ja mul andke Tartu linn. Sealt käis neiu Tallinnas ja Võlus ära mind. Nüüd on ta Tartus tagasi, mu kõnet ootab seal. Kuid kaotsin mul ta aadress läks ja numbrit ka ei tea. Kas võite öelda Kauge jaam, kus kätte saaksin ta? Kas te tõesti mitte kuidagi mind aidata ei saa? Kas piisab, kui ma lisan veel, et mantel on tal hall? Silme värv on sinine ja Kati nimeks tal. Tartust ei too telefon mu kõrvu Kati häält. Ta meeldib mulle hirmsasti, mind Võlus ära ta. 3 päeva järjest mõtelnud, vaid temast olen ma. Kas ma õnnest loobuma nüüd selle pärast pean, et kaotsin mul ta aadress läks ja numbrit ka ei tea. 07 hallo Kauge jaam, ma tõesti palun teid, te leidke üles õige liin ja ühendage meid. 07 hallo Kauge jaam, ma tõesti